Tere, Karl! Tere, Mattias! Kuidas läheb? Hästi, kuidas sul läheb? Mul läheb väga hästi, väga ägedalt. Mis me teeme täna? Me tulime lauluväljakule, sest siin toimub 24. juulil Delfi discgolfi superstaaride mõõduvõtt, kus on kohal Kristin Tatar ja teised discgolfi superstaarid ja ka Karel Tauko bändil on oma osa siin etendada. On küll, bänd on juba kohal, nagu te näete, aga 24. me mängime superstaaride mõõduvõtu vahel natuke muusikat. Täpselt. Ja täna üritame natukene bändipoistele discgolfi õpetada ja lõpus teeme ühe ägeda mõõduvõtu. Ja hästi oluline on siinkohal öelda, et lauluväljakul tegelikult discgolfi mängida ei saa. Meil on eriluba. Oleme rääkinud. Nii, tervist, et mina olen Henar. Eesti koondisega tiimide maailmameister, mänginud 9 aastast mängu. Täna õpetan teile ka, mina täpselt sellest mängust tean ja teeme esimesel läbi tagant käe. Annan igale ühele kette ka siit. Saate proovida visata, et see on siis sinu algasend. Hard seisund võiks olla nii lai, 1,5 sinu õla laiust. Okei, et siis ma ei tea, ma proovin. Pane peale muidugi. Lõvaki. Ja Robin teeb sohki. Ilmselgelt, ta viskas mingi poole kaugemale, kui me kokku. No siin on kohe näha, et on selgelt jalanõudes asi. No nii, tagakäsi on selge, aga lähme teeme selle eeskäe värgi ka ära. Võtad siukse asendi, pane 2 sõrme siia rimmi äärde ja pöial nende sama sõrmede peale. Väga hästi ja need 2 sõrme võiks panna ka veel ketas toetama. Et siis sa tunned, et ketas on nagu tugevalt käes. Viienda liiga vise. Mida muuta saab? No, ma arvan, et kõike saab paremaks teha. Pääsid ei viska Hansu kogemalt siit. Ja mitte nii. No kuidas sul? Nägid ise ka selles suhtes. Ei, aga tegelikult ju, kõige hullem on see, et nagu kuidagi see asend on. Tahaks nagu visata nagu vanakooli ranna frisbit, eks ole nii. Aga siis pead nagu hullult ära fikseerima kuidagi, ma ei tea, see on keeruline. No nii, eeskäsi ka selge. Viimane asi ka, kõige tähtsam asi, putimine. Tundub kõige lihtsam, mina ütleks mängu kõige raskem osa. Tuled alla ja nüüd hakkad kohe, kui korvi poole liikuma hakkad, keerad randme välja ja jätad oma käe korvile. Nagu annaks korvile tere. Ja put ongi korvis. Lihtne. Siuksed mehed. Olgu, mul on 2 vaid. Hästi, davai. Juulikuus näeme uuesti. See oli küll hea sequence ju. No nii, Kuti. Mäng on selge. Annan teid üle Ralfile ja aitäh teile. Aitümaki. Tänud. No nii, tere. Henar saatis minu juurde, mina siis Ralf Roogov ja olen siis selle suure ürituse, mis meil siin juuli lõpus toimub, üks korraldajatest. Meie üks toetajatest Tupla saatis teile väiksed näksid. Lisaks Värska pani teile ka joogid kaasa. Värska on ka meie üks joogitoetaja. Meie poolt ehk siis discgolf.ee on teile välja pannud ka tänase päeva võistluskettad. Mis me teeme? Me teeme täna niimoodi, et me oleme siia üles pannud tänaseks päevaks 3 rada. Rada number 1, mis on tehtud teie jaoks poole lihtsamaks, kui on põhivõistlusel. Rada number 2 on ka natukene modifitseeritud lihtsam versioon ja siis rada number 3 teil on siis põhivõistluse originaal rada number 18 ja seda mängime nii, nagu päris on. Mitte lihtsalt ellu jääda, vaid ka elada. Ära oota, aeg on käes, et pärle püüda tõusva päikse poole küüda. Oba, ei, väga okei. Tees. Valge rand ja Kuuba liibre väärab ja päeva piire. Oba, oppa, nii. Liialt palju sõnu satud, kõik on liiga ette mõeldud. Las lõpuks tähed joonduvad ja meie vahel maanduvad. Loeb lõpuks see, mida koos me jõuaks kogeda. Mitte lihtsalt ellu ei... Mait. Sobib. Ma saan sellega töötada küll. Aeg on käes, et pärle püüda tõusva
Robin paneb, Robin hoiab meid mängus, aga siit läheb üle õnneks. Yes! Tule. Klõmaki on see, nice. Tubli. Kõmm, lihtne mäng. Teil oli 3, jah? Meil oli 3. Läheb ikka ka, noh. mis raisatud me tagasi kunagi ei saa. Su meresool on maitselistest suudlustest ma kiisu täis ei saa. Ära oota, aeg on käes, et pärle püüda tõusva päikse poole küll. Praegu on see. Piip, piip. Hästi. No nii, mäng läbi. Selles mõttes, et oli ette teada, et me Karliga võidame. No see oli teada, jah. Meil 18, Mattias teil 19 ja vist napilt 20 teil jälle, jah? Jah, või mingi 3000. Ma täpselt ei, mul jäi. Seda numbreid on igasuguseid selles mõttes. No nii, Karli, kuidas oli? Alguses oli algaja õnn, siis oli täielik häving ja lõpus hakkas jälle natuke tulema. Positiivne. Mis me rahvale öelda tahme? Ma arvan laias laastus seda, et 24 juuli Delfi discgolfi superstaaride mõõduvõtt lauluväljakul. Piletid piletikeskusest. Näeme lauluväljakul. Näeme siin.